Pärast seda, kui Otto Triin oli lahkunud, rändas Jäpe üksi edasi, et leida mõistatuslik prügi tekkimise paik, mida nad koos nii kaua olid juba otsinud. Oma seiklustel möödas, mis omas oma käänulisi radu, kohtasid nad teisi kummalisi tegelasi, kellega koos oli küll põnev aega veeta, aga mõistatuse lahendust ei osanud neist anda mitte keegi. Nii otsustas Jäpe lõpuks asuda teele sellele kummalisele maale, millest Otto Triin oli talle nii palju huvitavat rääkinud, kuid kus Jäpe ei olnud mitte kunagi varem ise olnud. Nõnda läks Jäpe üle 7 õõtsuva soo, ronis üle 8 kaljuse mäe, eksles läbi 4 tiheda metsa ja kui 4. metsa servas puid harvemaks jäi, paistsidki suure sinise mere kaldal selle salapärase maa esimesed tornid. Seda maad kutsuti inimeste maaks. Siin küll mingi kena koht siin ei ole. Kõik paigad puha prahti täis. Ei, no ma ei tea. Miks seda prahti ometi prügikasti ei ole visatud? On ikka tegelased. Aga ei ole ime ka ju. Kogu rannas ei ole mitte ühtegi prügikasti. Ma tean, siin rannas on kindlasti mõni kohutav õnnetus juhtunud ja kõik prügikastid on ära hävinud. Ei, siin mulle kõlbab, ma lähen parem Misso-Masso maale tagasi. Otse silmaauku võib niimoodi saada. Ei, see prügi tuleb siit ära koristada ja prügikasti panna. Inimene! See vist ongi see inimene. Karda, julgus kokku. Tarvis inimese käest küsida, kus siin rannas need prügikastid on pandud. Tere inimene, kus siin rannal mõni prügikast võiks olla? Mina ei tea prügikastist midagi, see ei ole minu asi. Aga mida te seal merel näete? Kas te siis ei näe, et ma ei näe seal merel midagi? Näen. Aga mida te seal siis uurite? See, mida mina uurin, ei ole teie asi. Vabandust. Aga palun vaadake, ega seal merel mõnda prügikasti ei ole. Kes te üldse olete, et siin kogu aeg nii...
Mis planeedilt sa oled? Tullukas. Veenus. Merkuur. Kuu. Ei no, tegelikult ma olen maalt. Maamehed küll sellised ei ole, nad on palju kõhnemad. Mis omas maal on kõik sellised? Mis omas on? Ma olen mis omas maalt. Soo. Ja mis oma soo? Mis sa siit otsid? Ma otsin prügikaste. Siin rannas ei ole ühtegi prügikasti. Kõik prügikastid on linnas, seal. Ja üleüldse. Hakka astuma. Sa segad mind. Ma ootan valget laeva. Aga miks just valget? Miks? Sellepärast, et... Miks valget? Sellepärast, et seda on kõige parem näha. Ei. Miks sa teda ootad? Ma tahan siit linnast minema sõita. Sa tahad siit linnast minema sõita? Miks? Ise sa ju rääkisid, kui palju toredaid prügikaste seal linnas on ja... Oled sa üldse linnas käinud? No, ei. Mis sa siis räägid? Sa ei tea linnaajast midagi. Mina olen kunstnik, luuletaja, näitleja. Väga andekas näitleja. Aga seal linnas ei oska keegi mu andest lugu pidada. See linn jääb mulle väikideks. Ma sõidan ära Ameerikasse. Vot seal ma saan kuulsaks. Ma olen juba 2 nädalat siin oodanud, aga ühtegi valget ja suurt laeva pole näinud. Et sa oled siis kunstnik? Jah, kunstnik, luuletaja, näitleja, muusik. Kodaniku nimega Kaupo Lembitu Keerberg von Timberhoff. Sõbrad kutsuvad mind Tibuks. Et Timberhoff? Timberhoff, jah, Timberhoff. Kahjuks ei ole kuulnud. Aga minu nimi on Päru Pärn-Tärt, ehk ma ise kutsun ennast lihtsalt Jäpeks. Ei ole ka kuulnud, üldse ei ole kuulnud. Ei tea. Väga meeldiv. Väga meeldiv, jah. Kuule, Jäpe, kas sa tõesti ei ole minu loomingust mitte midagi kuulnud? No... Ma näidan sulle oma maale. Oota. Ma näidan sulle kohe oma maale. Kintud põld. Jah, aastast 68. Tipuportree. Ja. Tehtud selja tagant, et üks kõrv paistab ja siis kukal. Jah. Pilt minu sinisest perioodist. Nii. Muinasseislaste viimasest lahingust pilt. Kuuliauga. Nii. Ja see pilt. See pilt on ainukene pilt maailmas, mis on tehtud pimedas keldris 5-kraadise külma käes. No. Aga nüüd ma näitan sulle oma lavastatud näidepilt. Oled valmis? Istu sinna loosi
noosi, jah. Etendus algab. Horatio, olen Hamleti isa vaim. Appi, ma olen hulluks, olen Ophelia, uputan ennast ära. Olla või mitte olla, selles on küsimus. Välja mu majast, naine merelt, mine, sa ei armasta mind. Ei, ma armastan sind, ära jäta mind maha, palun, ma suren. Tule naine te süüa! Mu armas! Konstantsia! Üks kõigi ja kõik ühes! Sure reetur! Sure! Ma ise olen reetur!